esimene asi, mida ma ei hakata arendama, on lihtsalt hakata arendama märkamisvõimet. See kõlab nagu kuidagi liiga lakooniliselt, aga märkamisvõime, seda võib teisiti sõnastada siis sellist nagu teadvustamise võimet või eneseteadlikkust ja seda võib siis nimetada võimet iseennast kõrvalt vaadata. Ehk siis, me ikka tegeleme sellise eneseanalüüsi ja kõigega, aga tavaliselt teeme selle tagantjärele, ehk see on nagu tagantjärele tarkus. Näiteks sa oled mingis situatsioonis ja sa tead, et sul on kalduvus näiteks mingis situatsioonis, kui keegi sind häirib näiteks, et midagi teravalt öelda. Või sul on kalduvus näiteks, ma ei tea, oma tarkust kuidagi näidata, et kuidagi, ühesõnaga sul on mingisugused mustrid ja sa tead, et sul need on ja siis sa otsustad, okei, järgmine kord ma püüan seda siis vältida. Ja sa oled selles situatsioonis ja keegi teeb midagi, piltlikult öeldes ta vajutab mingit nuppu sinus ja sa teed selle asja jälle ära ja siis sa jälle 5 minutit hiljem mõtled, et kus ma lubasin endale, et ma nagu ei tee seda, aga näed, ma tegin ikkagi või sa 15 minutit hiljem avastad seda, mis tähendabki seda, et sa suudad kasutada seda mentaalselt, ehk siis mõtteaparaati analüüsimaks tagantjärgi. Aga tegelikult meil on olemas ka selline nagu eespool mentaalsust olev aparaat, mida võib siis nimetada nagu teadelolekuks. Või selline nagu mindfulness hästi palju vaata räägitakse. Ja nüüd häda ongi selles, et see on meil kõigil olemas, aga meil ei õpetata koolis seda kasutama. Aga tegelikult see tähendabki praktikas seda, et sel hetkel, kui keegi nüüd ütles, et keegi vajutas minu nuppu, siis loota selle peale, et ühel hetkel see enam ei käivita minus midagi. Võib-olla kunagi ei käivitagi, võib-olla see muster sisemiselt ka muutub. Aga veel lihtsam on see, et sa avastad, et see impulss käivitab, ma tahaks öelda, aga võt sel hetkel sa avastad, et minust tekkis see soov öelda, aga sul on võimalus seda ignoreerida ja see on arendatav oskus. Et see tunne on, ma tahaks praegu öelda, aga sa ei lähe lihtsalt sellega kaasa ja sa avastad, et sekundite jooksul, minutite jooksul see tunne kaob ära, kerkib ja see läheb ja niimoodi põhimõtteliselt kehtib see absoluutselt kõikide selliste, ütleme siis sisemaailma impulsside kohta, see võib olla mõte, mis tuleb ja kui me oleme sellega samastunud, siis me teeme automaatselt lähtuvalt sellest mõttest, aga tegelikult kui me arendame seda märkamisvõimet, siis on võimalik avastada, et okei, see mõte kerkis, aga me näeme läbi, et see on lihtsalt mõte, see ei ole tegelikult, see on mõte ja me laseme seda mõtted näiteks minna. Sama kehtib ka selle emotsiooni kohta, tekib mingi tunne, tahaks öelda, tahaks teha, ta läheb läbi. Mingid harjumused, kõik asjad tegelikult isegi hoiakute ja vaadeteni välja. Kui paljud inimesed on hädas oma näiteks kinni jäänud hoiakutega, tõekspidamistega, inimesed ka meeskondades vaidlevad ja kaklevad ja istuvad ja seletavad ja püüavad nagu peale jääda. Saamata aru, et tegelikult nad kinni jääd mingisugusesse hoiakusse. Aga läbi selle teadvustamise või märkamisvõime on isegi võimalik seda avastada, et paganat, aga see on ainult minu vaade ju. Ma ei tea, kas üldse mingit tõde on olemas, ma tean, mis tõde on, see on minu vaade praegu. Ja kui 2 teadlikku inimest piltlikult öeldes kokku saab, siis nagu üks minu sellistest nagu vaimsetest õpetajatest ütles, et what happens when zero meets zero? Nothing happens. See oli minu jaoks nii kõnekas, ehk siis kui 2 teadel olevat inimest kohtuvad, see ei tähenda seda, et ei oleks diskussiooni, sest et ega need vaated, tõekspidamised ei kao kuhugi, uskumused ei kao kuhugi, mõtted ei kao, kõik on olemas, aga nad on niivõrd nagu teadlikud sellest, et nad suudavad, ütleme siis intelligentsel viisil neid asju lahendada. Need esimene ongi see, et hakata arendama lihtsalt seda iseenda märkamise võimet. Ma ütlen selle kohe, kuidas arendada. Nii. Ka praegu. Näiteks märka seda, kuidas moodi sul on jalad vastu põrandat. See tunne on sul kogu aeg olemas olnud, aga sul on täiesti alateadlik või seda ei ole sinu jaoks eksisteerida, aga tegelikult on ju olemas. Või näiteks kui sa praegu päriselt vaatad, et mis tunne sul praegu peal on näiteks. Kui sa hakkad praegu vaatama, mis tunne on, äkki sul on mingi ärevus, sest võib-olla see podcast ei ole päris selles suunas läinud näiteks. Äkki sul on mingid mõtted, sa võid avastada seda, et mina räägin näiteks ja nüüd su pea tegelikult kogu aeg keevitab mõtteid. Mida järgmisena küsida, mida öelda, et see oleks nagu kuulajatele kasulik. Ja nüüd see märkamisvõime arendamine ei tähenda ka mitte midagi muud, kui sa lihtsalt avastad, kuidas moodi see kõik toimub. Sa avastad neid mõtteid, sa avastad, kuidas moodi võib-olla see ärevus on, sa avastad võib-olla mingi, mis iganes tunded need läbi jooksevad. See on siis see erinevus, et ma olen nagu jälgija pigem mitte reaktiivmootor, eks ole, kes et sa ei ole selle kõige samastunud, aga sinus on mingisugune tasand, mis seda kõike vaikselt jälgib ja sa ei tähendagi mitte midagi muud. Ja nüüd lihtsalt see distants nende ütleme nende alguses näiteks, kui sa hakkad oma mõtteid nagu püüdma jälgima, siis avastad mõtted kuidagi hästi lähedal nagu ja see ongi see, mis meist seda stressi tekitab. Sa hakkad hommikul üles, pea on juba mõtteid täis, aga kui sa harjutad natuke, siis avastad, et need mõtted on kõik olemas, aga nad veits on kaugemal ja sa saad nendega reaalselt nagu neid kuidagi analüüsida ja vaadata, okei, selle peale ei ole mõtet mõelda, et selle paneb kõrvale üldsegi ja sama hakkab ühel hetkel juhtuma ka nende tunnete kohta. Ja tahal saad aru küll, et kehv tuju on, aga saad aru, et see ei ole päris sina nagu. Vaat see on väga huvitav kogemus. Aga seda on ainult empiiriliselt võimalik kogeda.